Nädal turgudel kätte on jõudnud 7. nädal aastal 2025. Minu nimi Urmas, täna on 10. veebruar, esmaspäev. Vaatame taas üle, mida eelmine nädal turgudel pakkus ja mida võiks oodata uuelt nädalalt. Ja alustuseks võib-olla räägiks kulla hinnast, et kulla hind on teinud siin praegu 6 järjestikust nädala tõusu. See on üsna haruldane nähtus, viimati juhtus selline asi 2023. aasta alguses ja alates 79. aastast on kuld tõusnud nädalaga 1228 korral ja 6 nädalaseid võiduseeriaid siis on neist kõigest 2% kordadest ehk siis 22 juhtumit. Ja hind on nüüd tõusnud seal 2900 peale juba, et eks siis vaatame, kui kaugele see hind suudab tõusta, kas see ralliga jätkub. Iseenesest ajalooliselt on 50% tõenäosus, et tuleb ka 7. nädal tõusu, aga kuidas see asi reaalselt siis välja mängib, et meie CMS indikaator on siin selle tõusu ilusti kinni püüdnud alates jaanuari algusest, aga millal see tõus siis nüüd oma lõpu leiab? Võib-olla vihjeid saab siis Patreoni kanalilt, kus mul on ka selle nädala kulla hinna liikumise prognoos üleval, nii et tule ja kiika sinna ja tule liitumine väikse kommuuniga. Aga vaatame siit siis, mis nädala jooksul võib-olla enim silma on jäänud, et tööturu andmed tulid välja, et seal siis jaanuaris USAs loodi 143 000 töökohta, mis jäi prognoositud 170 000 alla. Siiski korrigeerid seal novembri ja detsembri näitajaid ülespoole kokku 100 000 võrra. Ehk siis töötuse määr langes 4%-ni ning tunnipalgad tõusid aastases võrdluses 4,1%, ületades jällegi prognoositud 3,8%. Nii et pilt iseenesest üsnagi ilus. Nüüd tariifidest rääkides, et neid on siin loksutatud edasi-tagasi, et siiski esialgu Kanada ja Mehhiko suhtes on praegu tariifid peatatud, Hiina impordi suhtes kehtivad 10% tariifid. Ja muidugi Hiina vastas siin jällegi omapoolsete tariifidega ja eks pingestab siis neid kahe suurriigi vahelisi suhteid. Aga Hiina on ka jätkanud siis USA võlakirjade müüki, vähendades oma osalust USA võlas ja samuti Hiina keskpank siis suurendab oma kullavarusid, püüdes vähendada sõltuvust dollarist ja tugevdada oma finantsstabiilsust. Et seda siis me siis kulla hinna liikumises ju näeme väga hästi, et seal on väga suur ostusurve tegelikult ja eks see tuleb osaliselt ka siis Hiina keskpanga poolt. Muidugi USA presidendi sellised otsused ei mõju ka Euroopa majandusele suuga mitte hästi, et siin võib karta, et selline odavate Hiina kaupade sissevoolu Euroopasse võib-olla suureneb, aga jällegi see mõjutab kohalikke tootjaid. Eks me näe. Teisest küljest muidugi võimalik nafta hinna langus ja intressimäärade muutused avaldavad positiivset mõju, et seis ei ole suuga mitte ette arvatav praegu, et väga palju on sellist määratlematust hetkel turgudel. Aga mis tehniliselt siin silma on jäänud, et väikeettevõtted ehk small caps Russell 2000 on pigem liikunud siin külgsuunas, kui me vaatame, sama on juhtunud Dow Jonesiga, et võib-olla S&P ja Nasdaq on siis olnud siin suuremad tõusjad, aga siiski kuidagi tipud on jäänud ikkagi madalamaks, et see ei ole väga tugev kasvutrend olnud. Ja kui vaatame CMS-iga siis S&P 500, et siis trend iseenesest on ju positiivne, aga mulle ei meeldi sugugi need madalamad tipud siin ja madalamad põhjad ka, et see näitab siiski võimalikku langustrendi ja siin on võimalik tsükli tipp ju ka ikkagi veel mängus meil. Et ühesõnaga ettevaatusele viitavad märgid. Nüüd nädala prognoosidest võib-olla kõigepealt siis pöördepunktidest, et see eelmine esmaspäev sai olema väga määrav, et see töötas väga ilusti jällegi. Nüüd uus pöördepunkt on meil mängus täna, 10. et jällegi vaatame siin väga suure huviga, et mis suuna see turg siis võtab, sellepärast et
see reedene langus võib-olla nüüd täna pööras ümber tõusuks, et kas siit tuleb nüüd uus tõus peale või siis täna ikkagi on otsustav päev ja hind hakkab pärast seda langema. See on see võtmeküsimus. Ja kui vaadata eelmise nädala prognooside tulemusi, siis siin S&P puhul väga oluliselt kattus tegelikult hinna liikumine selle prognoosiga, mis nädal aega tagasi sai välja käidud, nii et see on väga 5+. Kulla puhul samuti läks üsnagi täppi, et seal sai ka öeldud, et nädala esimene pool siis hind tõuseb ja teine pool siis kas langeb või läheb külgliikumisse ja nii ka reaalselt juhtus. Ja Bitcoini puhul ka enam-vähem kõnetas, et umbes nii ta siis välja kukkus, võib-olla nii selge ta ei olnud ja uue nädala prognoosid juba siis üleval turutrendide kanalil Patreonis, nii et kellel huvi, tule ja liitu minu väikse kommuuniga. Ja siin siis ka S&P 500 tehniline pilt 1-tunnisel graafikul, et siitki näha, et trend pigem nädala jooksul oli siis positiivne, aga reedel tuli jällegi uus võib-olla väike selline langus peale. Ja kui siin vaadata üldist pilti, et siin ikkagi püsib niisugune kerge positiivsus, aga siin on see lahknevus mängus, mis mulle sugugi mitte ei meeldi, et momentum hakkab hääbuma ja seda on näha ka nendest tippudest ja põhjadest, et see trend on hakanud allapoole liikuma. Kas on tegemist siis võimaliku sellise lipukujutisega siin? Ka see on võimalik, et siit tuleb uus impulss liikumine veel ülespoole. Aga siiski tänases seisus teevad muud märgid siin pildi üsnagi keeruliseks ja ettearvamatuks, et kui vaadata võrdselt kaalutud indeksid, siis siin ju me näeme üsnagi madalaid tippe, et pigem seda vedu on siis juhtinud just need suuremad ettevõtted jällegi. Kui nädalast pilti vaadata, siin on pilt ilus, et ilusad toetuspinnad all ja trend püsib positiivne, aga jällegi momentum divergence ehk siis lahknevus on siin mängus. 50 päeva keskmine püsib ka siin kesktasemetel, et ei ole ta ei ühele poole ega teisele poole praegu siin liikunud. 200 päeva keskmine püsib ka pealpool 50 ikka. Ja VIX indeks kergelt siin võib-olla näitas hirmu eelmise nädala alguses, aga pärast seda jällegi hirm taandus. Sektoritest üllatuslikult siis kinnisvara ja energia juhtisid seda nädalat siin kasvu poolest ja kõige alla kukkus siis XLY, mis on siis tarbijakaubad. Siiski see on üks soosingus olevaid sektoreid, kaasa arvatud siis ka kommunikatsioon ja finantsid näiteks. Insiderite aktiivsus kasvas müügi poole pealt nädala jooksul jällegi. Ostuhuvi ei paista siiski kasvanud olevat veel. Ja sesoonselt ka me oleme siis langustrendis, et nagu öeldud, me jälgime seda väga hoolikalt, et siit tuleb võimalik sesoonne langus ka peale, mis võib kesta seal märtsi teise pooleni lausa välja, nii et eks me siis vaatame, millal see reaalne turupööre ikkagi aset leiab. Ja turuosalised siin positsioonide poolest ka, nagu eelmine nädal sai siis välja käidud, et see on üsnagi selline segunenud, et on osaliselt siis üsna palju lühikseid positsioone näha juba ja teisalt võib-olla institutsionaalsed investorid siis on ikkagi pikal positsioonil ja meiesugused siis jaekauplejad ka pigem pikad positsioonid siin on ülekaalus. Sesoonselt siit ka näha, et enamus aastate lõikes siis on olnud tavaliselt veebruar-märts selline kehvem periood ja statistiliselt ka näha, et siin viimase 3 aasta lõikes siis pigem olnud lühikese poole ehk siis languse poole ja 5, 10, 15 aasta keskmised siis pigem ikkagi kasvu poole see nädal veel, et päris selged signaalisid näha veel ei ole. Astro poole pealt, siin on täna-homme sellised pingelised päevad, kolmapäeval tuleb täiskuu ka mängu ja reedel siis Merkuur vahetab märgi ära, nii et üht-teist on jällegi toimumas. Reede on selles mõttes veel oluline päev, et seal on Marsi aspekte ka.
USA börsile, mis võib ootamatuid selliseid liikumisi või üsna äkilisi liikumusi esile tuua. Ja mida siis uuelt nädalalt võib-olla oodata, et no põhimõtteliselt nagu öeldud, kolmapäev on oluline päev, täiskuu päeval tulevad siis USA inflatsiooni numbrid välja ja reedel avaldatakse jaemüügi andmed, et mõlemad päevad on üsnagi sellised volatiilsed ka, nagu ka Astro seda meile siin kinnitab. Ja Fedi esimees annab ka tunnistusi siin teisipäev kolmapäev kongressi ees, kus ta siis võib-olla diskuteerib seal intressimäärade poliitika ja majanduse hetkeseisu üle. No, tariifidest juba juttu oli, aga siin on veel käinud võib-olla läbi, et USA terase ja võib-olla alumiiniumi tootjate aktsiad on hakanud sellest tariifide teemast nüüd kasu saama. Et selliste metallide import võib-olla läheb siis täiendavate tariifide alla ja see peaks USA ettevõtteid ju soosima. Nii et no jällegi üks selline sektor, millel võib-olla silma peal hoida. Ja Trump on ka andnud korralduse lõpetada pennide tootmise, viidates nende valmistamise kõrgele maksumusele ja lisaks on teatanud, et aktivist investor Elliott Investment Management on omandanud märkimisväärse osaluse British Petroleumis, nõudes ettevõttes siis muudatusi, et sellised huvitavad sammud siin. Kui me vaatame võib-olla majandustulemuste või kvartalitulemuste pilti, et siis et see hooaeg on siin aktiivselt käimas, 77% ettevõtetest on ületanud kasumiprognoose ja keskmiselt siis ületasid ettevõtted kasumijaotuse 7,5% võrra, mis jääb küll alla 5-aastasel keskmisele 8,5%, aga samas ületab 10-aastast keskmist 6,7%, nii et pigem niisugune jällegi mixed, et suhteliselt rahuldav kasv iseenesest. Suurimad võib-olla kasumiületused tulid nädala jooksul siis tööstuse, tarbekaupude ja tervishoiusektorist ja samas kahekohalist kasvu on siin näidanud ka finantssektor, kommunaalteenused ja kommunikatsioon, tarbijakaubad, infotehnoloogia ja tervishoid. Ainult üks sektor, siis energia, näitas kahekohalist langust, et selline pilt siis ja eeloleval nädalal siin avaldavad tulemusi 78 S&P ettevõtet, sealhulgas 3 Dow Jones ettevõtet samuti. Ja täna siis McDonald's avaldas oma majandustulemused, homme Coca-Cola ja Shopify, kolmapäeval Taiwan Semiconductor, TSM siis, neljapäeval Applied Materials ja ka Sony ja reedel siis Moderna tulemused välja tulemas. Siin on muidugi täiustatud nimekiri nendest sümbolitest, mis siis majandustulemusi avaldavad. Ja heidame pilgu siis live-kaartidele ka, et mis meil siit silma hakkab. Kulla hinda me siin näeme nüüd vägagi aktiivselt on hind tõusnud ka täna, et siit on tulemas nüüd järjekordne tipp, et vahepeal siin käinud ära juba lausa 2911 peal, nii et päris oluline liikumine. Mida nafta on teinud? Nafta on natukene hakanud siin tõusma, et siin võimalik ajutine tsüklipõhi tuli meil siis eelmine nädal neljapäeval, et praegu on siis hind hakanud vaikselt pöörama, et vaatame, kui oluline see pööre saab olema. Ja Bitcoini puhul, Bitcoin on ka meil siin endiselt languses ja selline korrektuur sai alguse siis 20. jaanuari tipust, mis sai ka tollel hetkel välja hõigatud, et see on üsna oluline tsükli tipp Bitcoini puhul. Põhja hetkel veel otseselt ei paista siin. Ja vaatame Tallinna börsi ka. Tallinna börs siiski suutis siit ilusti edasi rühkida ja on teinud väga ilusat kasvu, siin aasta algusest saadik, nii et
see kõik toimib väga kenasti. Londoni börs samuti peale eelmise nädala ehmatust siis on ilusti jätkanud tõusu ja ka Saksa börs siis sarnase mustriga. Suurematest, mis me siin vaatluse all on Apple. Apple endiselt negatiivses trendis. Amazongi pööras siin ümber, et siin võimalik tsükli tipp nüüd saabus teisipäeval 4. Ja praeguseks on hind olnud natukene langustrendis, aga siiski trend püsib pigem positiivsete nootidega. Google on üks nendest, mis on leidnud oma tsükli tipu siin ka 4. ja nüüd siis ka negatiivsed signaalid juba tekkinud, nii et siit võib oodata võib-olla võimalikku korrektuuri jätkumist. Meta, praegu veel trendilus positiivne, ilusat kasvu teinud. Microsoft on negatiivses toonis, et siin ei ole suurt muutust toimunud. Nvidia on taastunud siin alates 3. et see oli niisugune ajutine tsükli põhi, aga toetuspind, kus ta siit siis ümber pööras. Ja praegu rühib siis ülespoole pigem. Netflix on ka jätkanud tõusu siin ilusti. Et uus signaal ka siit saabus 28. jaanuaril ja praegu liigub hind ülespoole positiivses trendis. Tesla on languses ja seda ka meie signaal siis siin viitab. Ja Palantir on jätkanud siis tõusu, et nii nagu eelmine nädal sai arvatud, et siit võib tulla üsna positiivseid uudiseid ja tõepoolest uusi rekordeid siit on tulnud päris ohtrasti. Ja PayPal on olnud negatiivses foonis hetkel küll siin toetuspind all, et siia on jäänud hind praegu siis pidama, aga vaatame, kas ta siit liigub nüüd siis veel allapoole või suudab ümber pöörata. SoFi on ka hakanud negatiivseid märke näitama, jällegi toetuspind on siin muidugi üsna lähedal, nii et jälgime seda ka üsna hoolega ja Lululemon ei ole ka suutnud väga palju tugevust siin viimasel ajal näidata, et natukene on see kasv raugema hakanud, aga siiski püsib positiivses trendis praegu. Et sellised mõtted võib-olla siis selleks nädalaks, kui on huvi täiendava info vastu, et siis Patreoni kanalil on üleval ka nädala ideed ja sinna seekord ma panin sekka ka mõned AI soovitused, et vaatame, kuidas siis nendega läheb. Aga mina soovin teile edukat nädalat ja kohtume taas uuel nädalal. Kõike head!